No nii, tervist ilusat pühapäeva talveõhtut. Täna on jaanuar 25 ja kohtuvad meil siis Helme Messer Balti liiga raames Taugapilse Serseeme ja kodutiim Pärnu võrkpalliklubi. Mina olen nagu viimased paar korda jätkuvalt Sander Kasela, aga seekord me ei alusta mitte kurbade uudistega, vaid õnnelikega. Et meiega on talveunest liitunud Eesti parim lemmik staarkommentaator Martin Kukk. Tere, Martin! Ja tere, Sander! Väga uhke sissejuhatus. Ja kõik, kes arvasid, et on minust siin Pärnus juba lahti saanud, siis päris nii lihtsalt need asjad veel ei käi, et oli natukene ka muid tegemise aega-ajalt, aga ei, ma olen tagasi ja tugevam kui kunagi varem. Et seda on rõõm kuulda. Ei ole hullu, ma vabandasin su välja eelmised korrad, et oli tähtsamatki teha. Ja meil peaks olema üks uuendus, et näitame ka tabeliseisu teile seal, et ma ei pea seda vuristama ette, vaid peaks ekraanile täitsa tulema. Nagu näete, Pärnu võrkpalliklubi on hetkel tabeliliider ja on kindlustanud tegelikult ka põhiturniiri esikoha, mis tähendab finaalipäeva korraldamist Pärnus, aga siin ütleme 3.–6. kohani on kõik veel lahtine, nii et vaatame, elame-näeme, kes kellega kokku läheb. Mis sa, Sander, tänasest mängust ootad? Noh, mina tahaks loota seda, et ma arvan, et siin mängu tuleb nii palju, kui Pärnu mängida lasta tahab. Ja arvestades, et põhiturniiri võit on juba kindel, siis mina tahaksin kindlasti näha, et siin 1,5 geimi vähemalt saaksid noored ka mängida. Et kõik Pärnu pingil neid noori poisse natuke täitsa on, et võiksid kõik mängu saada. Jaa, see ei ole sul sugugi mitte halb mõte. Ilmselt alustatakse ikkagi täiskoosseisudega, aga siis on näha, kas saavad ka nooremad mehed mängida. Tänased kohtunikud ka. Esimene kohtunik on meil Ats Orn ja teine kohtunik Irina Suhhova. Vaatame, kellega siis, ma loen siis sul Taugapilsi algkoosseisu ette. Alustatakse koosseisus sidemängija number 1 Ivan Rustkovs, temporündaja number 8 Ilja Makarov, nurgaründaja number 10 Matis Salkovskis, teine temporündaja number 12 Konstantin Smartsenko, diagonaalründaja number 77 Danila Mironovs ja teine temporündaja, meeskonna kapten loomulikult igiliikur Erik Svoronko, meeskonna liberad number 2 Edis Eikens ja number 13 Sergeis Nikolajevs. Nii, ja kodumeeskond tuleb meil peale. Nagu ikka, number 4, kohalik Pärnu poiss, Toomas Švans. Temporündaja, siis esimene nurgaründaja, number 10, kohalik hiidlane Markus Uuskari. Number 11, Tristan Täht, teine nurgaründaja ja teine temporündaja, alustab meil Sten Berillus. Sidemängija ja kapten, number 17, Carlos Paez. Diagonaalründaja, kuubalane number 77, Daniel Ramirez Pita. Ja libero, nagu ikka, Alari Saar, number 7. Ja üllatus ei ole, kui te mõtlete, et äkki, kes ikka lätlasi rohkem teab, mõtlete, et põhisidemängija Abelitis, miks ei mängi, siis Abelitis tegelikult on siin paar mängu üldse eemal olnud põlvevigastuse tõttu. Täna on küll kaasas, aga mänguvalmis, ma sain aru, ta endiselt ei ole, et põlvehädad teda piinavad, nii et peavad siis siin oma teise ja 3. sidega Taugapilsi mehed hakkama saama. Mis minu enda jaoks natuke üllatav, et diagonaalründajatena ei alustanud mitte siis nende nii-öelda põhidiagonaal Sandis Bazuka Vilkants, vaid hoopis siis Danila Mironovs alustas põhidiagonaalina, et vaatame, kuidas temal see võrkpallivärk välja tuleb. Ja neil see esimene sidemäng siin soojendust natukene tegi paar hüpet ja lõi ja pärast igat hüpet vaatas treeneril otsa ja noogutas ja näitas pöiald, et ju ta siin vaikselt natukene kogub ennast. Et juba vaikselt natukene laseb hüpata, et loodetavasti siin väga pikalt hullu ei ole. Ja teame ju, et ega need play-offidki kaugel enam pole, nii et peavad siin kõik ennast mängu valmis saama selleks ajaks. Ma just vaatasin, et meil on koos tänasega on 13 mängu minna
et siis enam-vähem enamus tiimidel on 2-3 mängu, Audentesel oli seal 4 mängu vist lõpuni. Et jah, et oleme juba täitsa lõpusirgel selle Balti liigaga. Aga siit me alustame. Esimene pall. Alari Saarele hästi käes. Paes keskel Švansile. Seal Nikolajev saan allaga. Pall sealt üles ei tule ja esimene punkt kodutiimile. Ja, nagu Paes ikka julgeb neid palle päris kauge vastuvõtu puhul ka sinna temposse anda ja Tom Švansiga järjest paremaks hooaja käigus see koostöö läinud on ka. Just, Švans isega servijoone taha. Rahulik lühike keriv, lätlased on raskustes. Kolmene plokk, Täht on kaitses all, Paes, paipi tähele ja seal on ka järjekordselt Nikolajev, see on õiges kohas allaga, aga sealt ühe käega üles see pall ei tule ja tasuks teine punkt Pärnule. Ja jätsin täna oma kurikuulsa märkmiku maha, tegelikult mälu järgi ütlen, et Nikolajevs ka ülikogenud mängumees peaks olema võistkonna kas kõige vanem isegi Voronkoga koos või on Voronko natukene noorem. Et teab juba, kus targalt seista, aga need pallid veel üles pole tulnud. Ja, Švans jätkab. Lätlastel hästi käes, selja taha. Švans teeb kaitsetööd, Paes kaugelt, Täht annab kahe käega üle. Nikolajevs tõstetööd, Mironovs, kahene plokk ja võimsalt diagonaali. Ja, hästi lahendatud, jah. Väga hästi lahendatud Mironovs kahesest plokist. Tundub, et Piita läks selle lühikese tõste peale ikka väga palju sinna nurka ära ka ja oleks võinud sammu sissepoole teha seal. Aga hästi tõesti, Mironovs lahendab sealt diagonaalis selle palli ära. Ja Salkovskis. Tähe vastuvõtt läheb üle, selja taha, 1,5 plokki ja sealt lööb hästi ära. No vot sellepärast Mironovs ongi võhis Vilkansi asemel, et hästi lahendanud, siin 2 palli, otsib küll diagonaalsuundasi seal, aga no Berillus jääb plokis ikkagi paar sekundit hiljaks ka, et väga palju ruumi seal Mironovsile tekkis. Salkovskis jätkab. Saare vastuvõtt hästi käes, Paes selja taha kõrge Piitale ja noh, nagu ikka siin meil need esimesed game'id lähevad, Piita seal 3-60 pealt lööb, ega seal see plokk võib olla, aga praegu tõesti, et seal see plokk võib olla, aga on vähe teistel kõrgustel kui Daugavpilsi plokimehed seal praegu. Aga nagu sa ka ütlesid tabavalt, et ega siin on ju väga palju sellest räägitud juba, et pärast teist game'i hakkavad kõrgused natuke kukkuma, aga paneb servi ässa ka otsa veel. Ja siin Lätimehed omavahel ei suutnud ära jagada seda palli, Salkovskis ja Nikolajevs mõlemad läksid, aga Salkovskis käed siin ette pani ja lihtne punkt Piita arvele. Piita jätkab. Nikolajevsil hästi käes, keskelt Piita kaitsusega, pall läheb üle, kerge pall lätlastele. Voronko ühene plokk ja läks sealt väga teravalt keerama seda diagonaali, läks sellist Marti Juhkamillikku cut-shoti tegema, aga natukene pikaks ta läks ja primetime Voronko läks selle palli põhja vajutanud sinna meetrisse, aga eks aeg teeb oma tööd. Väga vajalik mängumeeste Daugavpilsile loomulikult endiselt tegelikult on, aga vaatame. Uuesti Voronko ja seal on Berilluse ja Paesi vahel auk ja sinna Voronko selle palli istutab ja aga mis ma tähele panin, et Piita ühtegi väga tugevat servi ei läinud panema, et võib-olla ongi antud siis peatreeneri poolt ka käsk kätte, et täna proovida pallid mängu panna ja vähe mängulisem siuke. Just, et kui siin Tartuga oli, et igati pidi lasti täiesti jõust, siis vigu oli palju, oli ka ässa, aga siin Täht võtab paibist ruttu kiire punkti ja et ju siis tänane mäng on Pärnu meeste jaoks selline, et minimiseerida enda vigu ja keskenduda siis korralikule mängule, et pall kindlasti mängu jätta, et ei pea iga hinna eest seda tapma minema.
Ja Paes ikkagi Tristan Tähte päris palju sealt keskelt kasutab ka seda terve hooaja teinud. Just, aga Uuskari lühike keriv, Nikolaevsil hästi käes, Voronko, Pita kaitses all, Paes saab tõsta, Pita. Ja sealt Pita keerab ilusasti diagonaali ja päris lubamatult lasti nüüd, kui ma õigesti tähele panen, mind isegi kolmesesse blokki vist. Just, ja seal oli see tõste oli nii nagu keskel, et seal ainult... Okei, ütleme siis nii, et vastaste diagonaalründaja läks nagu blokki, aga siis jäi lihtsalt seisma sinna. Ehk siis ei mänginud ei kaitset ega blokki ja kõige hullem asi, mis seal teha saad. Just, aga Voronko kolmene blokk ja sinna ta kinni jääb, et vastuvõtul oldi raskustes, tõsteti seal enam-vähem reklaamtahvlite pealt seda palli ja päris hea tõste tuli tegelikult. Jaa, tuli, et Voronko läks siuke mitte kõige kõvemalt lööma, et ju ta siis sealt üritas natukene tagasi seda tuua, aga Perillus seal väga korrektselt oli ja otse meetrisse see tagasi tuli. Aga Uuskari jätkab. Voronko ise, Nikolaevs tõstab jälle kolmene blokk ja... Ja tundub, et Perillus saab siin teise järjest. Just. Perillus meil hea blokimees on ja märkamatult on vahe juba siin 6 peale läinud. Pärnu 9, Eserseime 3 ja selle peale Taugapilsi peatreener võtab enda esimese aja maha esimeses game'is. Ja, eks on aeg ka, võib-olla isegi juba natukene hiljaks jäädud, aga noh, ei ole mänguks läinud veel. Loodame, et ikkagi natuke täna tuleb seda mänguvärki ka, sest ei taha päris nii, et need 25-10-10 lõpevad. Jah, et see oleks paha, et timeout'il vaatasin peatreener seal kindlalt suuniseid otse Voronkole jagas, et enam-vähem kogu 30 sekundit, siis temal läks, et ju ta siis selle kolmese bloki vastu tegutsemisega rahul ei olnud või ootas sealt mingi teistsugust lahendust. Ja praegu ollakse vastuvõtul hädas, nagu ütlesin, Pita ka seal jättis tegelikult neid põhjendatult enne mängu, et Taugapils ise käkerdab ära neid asju. Just, nii Uuskarilt lühik keriv, see on Läti meestel hästi käes tempost ja sealt Marakovs hästi lahendab. Ja Makarovs on siis ka juba pikemat aega seal Taugapil siis aega veetnud ja on mänginud nii diagonaalründajad kui temporündajad, nüüd viimased hooajad ikkagi temporündajaks kujunenud. Just kui nime järgi ei tunne, siis tema eelmine hooaeg meil kandis pikalt seda teada-tuntud maski. Et see võib-olla mõnel mehel on või naisel on meeles, aga siit lätlaste poolt servi viga ja 10-4. Ja päris korraliku algedu tõesti Pärnusid nüüd kätte saanud on ja saavad rahulikult ilmselt game'i lõpuni kruiisida. Kuigi, ärme iial ütle iial. Just. Perillus. Läti veestel hästi käes. Voronko. Jah, seal olid Švansi kätesse puude tuli ja oli mängitav, aga seal Tähti Uuskari järgi jooksid, aga täitsa lõpuni ei jõudnud, et Uuskari selle puute sai, aga mitte piisavalt hästi, et seal... Arvan, kui siin mänguseis oleks vähe põnevam, siis Rainer Vassiljevil oleks põhjust pahane ka olla, et 2 meest kaitses jooksid täiesti kokku ühte kohta, et ei olnud kõige parem kaitselahendus ja need pallid peaks tegelikult kaitse üles tulema. Just, et seal Täht ja Uuskari mõlemad liikusid, et seal jäädi natukene ilmselt mõlemad jäid lootma, et küll teine võtab ja... Aga siit Taugapilsi meestelt järjekordne serviviga ja 11-5. Kapten Paes servijoone taga. Lühike keriv järjekordselt. Läti meestel ei ole hästi käes. Paes kaitses all, Alari Saar tõstab, Täht kaine blokk. Ja Salkovskis teeb nüüd täpselt sama, mida seal paar punkti tagasi Pärnu mehed tegid, et astub liberale Nikolaevsile sammu ette ja läheb seda väga lohakalt mängima, et Nikolaevs istus tegelikult kaitses seal korralikult all ja oleks ilmselt üles tulnud ka see pall. Just, et seal koht oli ka, tegelikult oli okei 2 käega mängida, aga sealt see Trossi ripsed oli ka vahele ja Salkovskis selleks valmis ei olnud. Aga Paes jätkab. Järjekordne lühike keriv, Makarovs, pall on mängus, Makarovs peab tõstma. Ja siin 2 käega alt üle. Paes, Paipi Uuskari tühi võrk, aga pall on mängus, Salkovskis saab lüüa. Alari Saar kaitses all, Paes, uuesti Paipi Uuskari, Nikolaev seisab. Salkovski
Saar, Paes, uuesti paipi ja no lõpuks ju peab tulema, et 3 korda sai Uuskari lüüa, sai pulsi üles ja läbi trossi, siis see kõige nii-öelda lihtsam rünnak võib-olla jääb siis maha. Esimesed 2 olid seal hea tugevusega, täitsa normaalse kõrguse pealt löödud, aga Läti mehed hästi seisavad ja siin läbi trossi siuke kõige kergem löök jääb maha, nagu sa ütlesid. Aga 13-5 on tõsiasi ja Paes jätkab. Nüüd tuli tugelt hüppev, see oli hästi käes, Makarovs kahene blokk ja Salkovskil oli väga hea vastuvõtt, et Paes siin pärast 2 lühikest õrna kerivat läks kõvasti lööma ja see oli väga korrektselt hästi Läti meestel käes, aga see tempo tõste oli seal nii läbinähtav, et see tõste natuke lühikeseks jäi, Makarovs push-pooli tegema pidi, aga kahene blokk seal ees ja see oli täpselt see koht, et kõik teavad, et kui see vastuvõtt on hästi käes, siis sinna temposse mängitakse, et sellepärast mulle meeldis see Paesi siin game'i alguses siuke vähe kaugem vastuvõtt kohe sinna temposse mängimine. Nii, Švans teeb tõstetööd, Nikolajevs pall on üleval, Makarovs, Uuskari, siin Paes peab alt tõstma, Pita ja kõrgelt ilusti 6 peale, vaatas, kus tühi koht on, nii kõrgel oled, siis sul aega vaadata küll ja veel. Et siin Pärnu meestel Paes läks tõstma, aga jooksid siin Švansiga kokku ja natukene segadust oli, aga 15-5, vahe on siin 10 peale läinud ja Taugapilsi peatreener võtab teise aja maha. Vahe on suur ja Taugapilsi mängupilt on selline, et midagi väga head seal öelda ei ole, kui nüüd päris aus olen. Pärnu mehed, nagu ütlesin, kruiisivad, on rõõmsad, lõbusad, eduseisus sellisel sa oledki lõbus ja rõõmus. Siin ei saagi muud moodi olla, lihtsalt lustivad, ütleme just, nii. Et ega siin Pärnu väga midagi erilist ei tee, et minnakse lihtsalt, nagu mainisin, tehakse korrektselt, lihtsalt pannakse serv üle. Ma ei teagi, kas siin ükski servi viga on Pärnu poolelt olnud, et ei tule kohe meelde, et siin pannakse kindlalt serv üle ja vaatavad, las lätlased teevad, kui teevad hästi, siis teevad, aga praegu seisu pealt võib öelda, et väga hästi ei lähe ja siit Nikolajevs toob palli ära. See läheb teise poolt antenni, jah. Et siin, Paes läks üllatas, pani ühe planeeriva. Selleks Läti mees valmis ei olnud, eksis vastuvõtul ja Nikolajevs tõi sealt juba siin, saalis on meil laste jaoks siin hüppebatuut, et tõi enam-vähem sealt batuudi kõrvalt selle palli ära, aga siit lihtsalt valelt poolt antenni anti see pall üle, et see ka selline lubamatu viga. Ja räägin kogenud, Nikolajevs jooksis võhma korralikult välja, tõi selle üles ja siis noormees ei anna palli üle korralikult, et saab pärast ilmselt pahandada ka Nikolajevsi käest. Jah, kindlasti, et siit Mironovsilt hea punkt, kahene blokk, ilusti blokist auti ja aga jah, et siin kogenud meestel siin game'i jooksul väga palju selliseid liigutusi ei tehta, et paar üksikut, aga väga hea serv. Paes viskab vaheks ja uskumatu. Nagu ma ütlesin, siin lustitakse. Paes saab sekretäri laua pealt kombinatsioon vahed ja tühjaks Svansile. Ja täiesti tühjaks, et siin uskumatu, et ei saa midagi öelda, et siit ideaalne serv Läti mehelt, vastuvõtt Pärnu meestel kaugel, enam-vähem sekretäri laua peal see maandus ja siit laseb selle, nagu sa ütlesid, Paes vahesse täiesti tühjaks ja sealt ei ole Švansil mingit probleemi. Aga tuleb vahetus ka, näeme siis, mina vähemalt näen sellel hooajal esimest korda Markus Vensbergsi mängimas. Mees siis tuli tegelikult hooaja alguses Pärnusse juba, aga sai suvel siis Läti noortekoondist esindades päris karmi vigastuse ja nüüd on mees tagasi ja vaatame, kuidas siis tean, et tal pikkust on üle 2 meetri noor sidemängija, et kuidas tal siis taastumine läinud on. Just, et Tartu Pärnu ja Stopkin ka tuli, ütlen kiiresti ära diagonaalründaja kohta täitma. Et Tartu Pärnu mängus ta käis meil ka täitsa mitu korda sees, aga peamiselt servi vahetusena ja sellel meel on väga hea planeeriv serv. Aga selja taas Stopkinile kohe anitab, Nikolajevs all. Kahene blokk, pall mängus. Uuesti Salkovskis, 3. blokk, anitab Vensbergs, Täht, tõstab Uuskari, ja sealt
Markus Uuskari näeb, et diagonaalis on ruumi kõvasti ja sinna võib lüüa, kui ruumi on. Ja punkt on tõsiasi. No käib lihtsalt see praegu pärnakatel. Jah, et nagu sa ütlesid, siin lustitakse täiel rinnal ja et kui me sellises tempos jätkame, siis on tund koos dušiga. Aga Švans. Ja natukene pikaks see läheb. Kas on esimene serviviga, et mälu järgi ütleks, et väga palju neid ei ole? Ei ole, et mina enda noore pea pealt võiks ka öelda, et see esimene olla võis. Aga 8-18 ja siit Läti mees palli mängu paneb. Tähe vastuvõtt on kaugel, Vensbergs kahe käega, Uuskari kolmene plokk, on sees, aitab ise üles, Perillus, pushball ja see tõste ei klapi. Ja nüüd Pukitis, mis challenge, ei seda ei saa challenge'ida. Pukitis tahab küsida, et kas on hoitud pall see esimene puude, aga seda ei ole võimalik meie liigas challenge'ida. Võin teile kohe selle ära öelda. Ja eks ta natuke oli must see puude seal, et kui me teame, et must võib puude olla, siis hoitud ei tohi puude olla. Et seal Pukitis võib-olla õigustatult käib korra uurimas kohtunike käest, et kuulge. Just, aga noorpoiss Stopkin läksin, jah, tuled mängu külmalt, siuke kartus on peal, et ei taha eksida ja läks lühikest kerivat panema, aga no tegelikult mina ei saa sellest aru. Sa oled 18-9 ees. Ja miks sa kardad? See on sinu koht nüüd lõpuks näidata. Absoluutselt, nõustun. Mine ja löö seda kõvasti ja tee see viga niimoodi. Just. Kui just ei tulnud konkreetseid juhiseid. Et pane pall mängu, aga no neid sa ka ei täitnud sellisel juhul. Nii, Uuskari. Oi. Kohe näha, et see on nüüd see asetus, kus temporündaja servib ja pane sinna 5 tsooni üks, siuke vahet ei ole, mis see sinna pannud. Et liberad väljakul ei ole sellel hetkel ja siis need pallid väga tihti sealt üles ei kipu tulema. Aga on ka temporündajaid, kes väga hästi need pallid üles mängivad, nii et kõigile temporündajatele ma liiga ei taha teha. Absoluutselt, Nikolajev siit väga hea vastuvõtt. Ja Danila. Just. Danila samamoodi väga hästi jälle läbi ploki sealt, ploki vahet, ploki kätest, et nii, ja Pärnu teeb siin vahetuse ka, Markus Uuskari välja ja kohalik minu küla mees, Häädemeeste mees, Taavet Lepik. Tal siis vist 10 aastat juba Pärnus või? Läheb 11 peaks minema, jah, 10 aastat oli, siis läks Tartusse ja nüüd on tagasi. Ja tuli siis seal lätlastel ka, Solnerovits tuli mängu. Temporündaja. Aga saab Taavet kohe vastuvõtu ja Vensbergs Täht pushballiga ja sealt Täht läheb, pushib selle ilusasti blokist out'i ja kuidas sulle tundus pushballilikult, et seda palli suuna muutus seal ei olnud, et läks ju nimelt nagu out'i lükkama. Tundus, et ta hüppas juba kehaga ka sinnapoole ära, et mina siit ülevalt sellise neutraalse vaatajana ütlen, et oli okei. Just, aga siin Läti meestel sidevahetus, et tuleb Edgard sisse ja kohe punkt Taugapilsile. Vaatasin, Taugapilsi viimane mäng oli sama, et siis alustas kõigepealt Rustkovs sidemängijana, aga siis juba teisest game'ist alates tuli ka pikalt juba Taugapilsis olnud see Edgars Baltatsis ja mängis mängu lõpuni, et vaatame, kas täna läheb sama rütmiga. Ja kui oled üle 2 meetri pikk, siis võid sealt sidemängijana neid palle kõrgelt tallal tõmmata küll. Just, ei pea isegi 2 meetri olema, sealt oleks võinud Paies ka ära lükata, ma arvan. Aga tõesti, seal 2 meetrit sidemängijale tuleb kõvasti kasuks, et no huvitav kuju selles suhtes, et nagu ma ütlesin, et väga noor veel ja pikkust kõvasti, et sidemäng, no me oleme näinud nii Eestis kui maailmas, et lõpuks need pikad sidemängijad ikkagi diagonaalis lõpetavad, aga vaatame. Kas see on siin vihje kuidagi Bulgaaria sidemängijale? Võib ka nii öelda, ja siin võib öelda, teame Nimirri veel, kes ei olnud küll kõige pikem, aga teame ka Andres Jefanovit ja teame naistest Kertu Laaki. Absoluutselt, nii Täht väga teravalt diagonaali ilusasti seal. Edgar Sall istub, aga
aga seda kätte ei saa. Ja 23-12, et vahe on meil siin, algus oli 5 ja siis oli 10 ja nüüd enam-vähem selline ta püsinud on, et 11 punkti praegu Pärnul esimese game'i lõpus Jirgel edu on. Täht. Voronkol hästi käes, Edgars. Valari Saar hästi kaitses, seal Täht tahab tõsta, aga Taavet Tüüa võrgu pealt, lihtne pall, Edgars. Kaine blokk, Valari Saar on alla, kes läheb ja saab tõsta ja jälle järjekordselt 2 meetrit tuleb kõvasti kasuks, et seal isegi kui vastuvõtt natukene võrgu peale läheb, siis sealt saab ilusasti veel temposse lasta ja korraliku pausi tegi. Seal Tom Swans jõudis õhus selle pausi ära teha, tõsta ära oodata ja siis selle palli punktiks lüüa ja nii me esimese gamepallini olemegi jõudnud juba. Just. Vaatame, kas Täht läheb ise lõpetama seda. Tundub küll, aga Läti meestel väga hästi käes uuesti. Vensberg kaitses, Täht tõstab, Stopkin. Ja siin läks Stopkin. No nüüd läks julgelt lööma, et see lasta läks. Neid vigu tuleb ikka sisse, aga mis jälle võib-olla millega siin ei saa rahul olla Rainer Vassiljev on see Vensbergsi kaitse, et päris kõrge kaarega see Ani tuli, aga Vensbergs ei saanud väga hästi oma jalgu liikuma seal ja ei mänginud kõige täpsemalt seda palli kaitses. Et just Stopkinile see tõste väga sobinud, läks seal targalt näppe otsima, et oleks seal Tartu vastu oleks ilmselt kõrgemad näpud ja läks sealt näpud leidnud, aga siit antakse uuesti Stopkinile ja seisud 25-13 Stopkin esimese game'i meil ka lõpetab. Käime ära vaikselt pausil ja oleme kohe tagasi. Ükskõik mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal.
Nii, oleme tagasi jõudnud. Esimene game lõppes seisud 25-13. Pärnu selle game'i väga kindlalt võttis, et loodame, et nüüd teises game'is Läti mehed on natukene üles ärganud ja värskemad, aga Martin, sul on statistikaleht ees, mis sa sealt välja loed? Jaa, üks võistkond teeb kõik hästi, teine mitte nii hästi. Võtame siis rünnakuprotsendi kohe, Pärnul 64, et oli näha ka, et lätlased väga palju sealt neid palju üles ei toonud. Daugavpilsil 32 ja sama näitaja ja no nii ongi raske. Servi vastuvõtt, Pärnul 58, taaskord väga korralik, aga Daugavpilsil ka ei midagi kõige hullemat 43, aga me nägime ka, kui palju tegelikult Pärnu neid palle Servil lihtsalt mängu jättis. Ja Servil, nagu ütlesime, vähe vigu, mõlemalt poolelt vähe vigu, Pärnu teeb 3 viga ja lööb ühe ässa kõrvale. Ja nüüd on siis see mängu 4. viga Pärnule. Ja siis Daugavpils teeb 2 viga, aga ässasi ei löö sinna kõrvale. Pärnu lahendab heast vastuvõtust 86%-ga ja vastased siis 44-ga, et nii see värk käis ja mis on naljakas, et Daugavpils ei jää mitte ühtegi asetust, kus sideasetust siis positiivsesse poolele, et kõik asetused nad mängivad miinust, ainult koht, kus nulli mängisid ennast mängu peal on, kui side 2 peal oli. Ehk siis jah, siin väga palju rääkida ei ole, üks võistkond on teisest oli esimesest game'ist teisest nii palju parem lihtsalt. Aga teine game on alanud ja näed, Daugavpils on saanud siis 2-0 juhtima juba. Jah, et siin Täht alustas meil veaga, et ma ei teagi, kas seal vise ei klappinud või tahtiski, et ta läks seda poolhübriidset plannerit lööma, et läks üllatama, aga sealt viga tuli ja sai Mironovs ka löögipunkti ja 2-1, aga Švans väga hästi käes Nikolajevsil ja järjekordselt Voronko väga hästi tõesti, et sealt välimisest käest, Pita käest selle palli plokist outi lõi ja ega ei olegi väga palju rohkem vaja, et ja näete kordusest ka, et tegelikult see Pita välimine käsi ei olnud ka keeratud sinna sissepoole ära, et tegi kõik selleks, et sealt kätest seda palli outi lüüa saaks. Just, aga Makarov väga hea hüppetserv, Uuskari on raskustes, Uuskari kaine plokk. Palju mängus, kahe käega üle, Alari Saar, Paes vaheperillusele ja Karovs hästi kaitses, Voronko ja järjekordselt. Aga seekord on pall sees näitab. Just, mulle juba tundus, et noh, mul olid muidugi mehed ees, aga mulle tundus selle kaare järgi, et võis minna. Noh, seda arvab ka Daugavpilsi peatreener, võtab siit challenge'i. Noh, mina arvan, et kui juba seal Ait Sorni nina all see palli kukub ja ta selle sisse vilistab, siis eks ta ilmselt sees oli, aga kohe saame targemaks. Ja ma korra isegi mõtlesin, ei tea, kas võetakse äkki võrguviga, siis see võrk ka hakkas seal päris hoogsalt rippuma. Aga tõesti, see pall on sees. Jah, no meie kaameratega muidugi raske, aga tundub ikkagi, et see esimene puude seal joone peal oli ja seal tuleb see väike paus sinna sisse, aga see esimene pall käis joone peal tegelikult tõesti ära siin, kui ma seal neid keriti mul siin kõrval, siis nägin selle ära ka. Aga 2-3, Ramirez Pita. Nüüd läks natuke tugevamalt lööma läbi trossi, Läti mehed raskustes. Alari Saar kaitses, Paes, Uuskari. Ja päris pikaks läks see tõesti siin Uuskaril, et pidi lausa veel seljaga, ütleme, kohtuniku laua juurest juba seda palli kuidagi toimetama ja läks pika diagonaali lööma. Ja siit oli Nikolajevsi poolt ka, et ta juba reaktsiooni pealt tahtis käed üles tõsta ja võtta, aga õnneks ei olnud reaktsioonid need, mis vist kunagi, et käed sinna ette jäänud ja see pall laudis maandus. Aga 4-2 ja palli paneb mängu Mironovs. Uuskaril hästi käes, Paes, Uuskaril ühene plokk ja keerab Uuskari natukene palju. Noh,
seal oli kõik juba ideaalselt tehtud, vastuvõtt, ilusasti tõstetud, ühene plokk ja see on juba puhas ründaja viga, et seal ühese ploki vastu sul on diagonaalsuunad, sul on kõik suunad seal põhimõtteliselt, ära ainult keset plokki löö ja sealt keerab selle palli auti Uuskari seekord. Lüike Perillus saab ise ka tagasi ja Pärnu laseb väga hästi ja väga isukalt seda vahet, et ma ei tea, kas sa oled täheldanud, ma ei tea, kas seda on kuskil välja öeldud, aga nagu ma tean, siis Kristo Joosep enam-vähem igalt poolt jookseb kohe vahesse ja et see vahekombinatsioon Pärnu meestele väga-väga meeldib ja eks sellega üritatakse mängu laiali ka rohkem tõmmata, et sul tekib sellega selja taha diagonaalründajale rohkem ruumi ja nii see olukord siis võikski tekkida, kui temporündaja hakkab sinna kombinatsioon vahet jooksma, vastaste tempo peab taga üldiselt kaasa minema, oleneb muidugi, mis plaaniga mingi võistkond sinna peale läheb, aga siis nii tekib see ruum sinna selja taha ka. Just. Voronkol teha rünnakupunkti ise, aga servijoone taha planeeriv. Alari Saarel hästi käes, Perillus keskelt. Rustikovs keskele vastu, Piita on kaitses, Uuskari peab tõstma, Täht, kolmene plokk kõrgelt, aga no nüüd hakkab oma vigu Pärnul ka sisse juba tulema, et eks see on alati nii, et eduseisus on hea tore mängida, kaotusseisus, siis nii lõbus see asi enam ei ole, aga ma olin tegelikult natuke üllatunud, et siin teise game'i alguses ma eeldasin, et äkki isegi Vensbergs ja siis Topkin jäävad sisse, aga ei, päris nii need asjad veel ei käi. Piita, kaine plokk kõrgelt ja järjekordselt outid. Ja ma usun, et nüüd Rainer Vassiljev saab kurjaks ja võtab aja. Just, et siin 2 korda järjest oma viga teha, et okei, sul esimene kord 3 plokk, teine kord Piital 2, aga sa lähed, lööd 2 korda outi. Ja need, ma tuletan meelde, ei ole löögid outi, need on koksud outi mõlema mehe poolt olnud, et plaanitakse nagu see pall siis mängu ikkagi jätta, sinna pikalt lüüa, aga on tulnud, võib küll öelda tegelikult lubamatud vead ja kui me eelmine game saime esimese time-outi seisul 9-3 Pärnu eduseisul, siis nüüd oleme teises game'is 3-8 Pärnu kaotusseisus. Just, et see vast ongi mentaalselt kõige raskem, et kui sa võidad esimese seal enam-vähem 12-ga ja siis tulla teisele peale ja lähed samamoodi juba jalg sirgelt ja siuke pool suvatsevalt, et siis need asjad karistatakse üldjuhul kohe ära. Aga seisus 8-3, Voronko jätkab. Uuskari vastuvõtt hästi käes, Perillus ja aga väga palju keskelt. Absoluutselt, et siin ütleme, et Läti meeste poolelt on mulle silma jäänud, et ainult seal Makarov tõsiselt tugevalt raskeid hüppelt laseb, et ülejäänud on sellised, kas lihtsamapoolsed planeerivad või kerivad. No Mironovs ka üritab ikkagi ilmselt seal seda hüppelt servi lüüa. Just, aga hea tegutsemine Läti meeste poolt keskel, Mironovs pool selline push-poolilikult võib-olla Perillusele teada tuntud lükkega. Ja 9-4 on tõsiasi ja lätlaste poole pealt servima siis Marchenko. Vabandan kõigi ees, kui ma neid nimesid hävitan, annan endast parima. Aga Paes tähele ja sealt oli plokipuude ka, et seal kaitses õige käed alla panna, üles ei tulnud küll, aga üritus oli vähemalt õige, et seal Rustkovs näitas ka, et tõstis käe üles, et minu näppudest oli, et ja nüüd õige. Siis Täht läheb ka natukene otsustavamalt sealt, jätab kõrguse nii nagu peab ja läheb sealt avast seda lööma, et toob kohe punkti ka, et siin eks kui esimene game nii kergelt ära tuleb, siis võib seda jalasirgu laskmise efekti ikka tekkida ja nüüd Mironovs lööb sealt Tähe ja võrgu vahele selle. Just, et Täht oli ju ideaalselt juba üksinda ära summutamas seda, aga jäid seal käed natukene kaugele ja täpselt sinna võrgu ja kätte vahele see pall tuli ja natukene võib-olla lendas ära ka juba seal, et ei saanud paika ennast teha, et lõpetab lausa antenni taga seal plokis. Uuskari vastuvõtt natuke kaugel, Piita ja jääb juba teises game'is Piita plokki kinni. Aga nüüd läks konkreetselt põhjaga lööma. Just, läks. Unustas selle kõrguse üldse ära, et
tahtis väga lihtsalt seda punkti saada ja no diagonaalründale ebasoodsast tsoonist 4 ka, aga nüüd näeme, et jookseb kohe vastuvõtus 2 ikkagi seda lööma. Ja siit Ruskov aitab Pärnu poisid välja ja teeb servi vea, et noh, selles suhtes see seis loodetavasti toob meile ka siia game'i natuke rohkem põnevust, et kui Pärnu taga ajamas on, siis loodetavasti keskpaigus jõuame juba mängupunktideni ka, aga täht. Ja hüppad serv, lätlastel hästi käes, Ruskovs, lühene plokk, Paes on kaitses all, Alari Saar, 2 käega kõrgelt Pitale, Švans, Paes, Uuskari, 2 plokk, Nikolajevs teeb tõstetööd, Mironovs, 3 plokk, aga palju mängus, Ruskovs selja taha ja see tõste läks Salkovskile peale, aga sai ilusasti. Rusikaga lõi seda. No siin tahaks nüüd korra vaatame kordusest, mis see plokk meil siin, millega tegeleme. Ai jääb seal, esiteks Uuskari läheb väga piiri ära, teiseks ei jõua Svans kõrvale ja Ruskov saab silmad kinni sealt vahelt, jõuab veel ära kuidagi Rusikaga selle lüüa. Just. Nii, vahe Švansile anitab, palju mängus, Voronko. Uuskari jõuab alla, Alari Saar tõstab, Pita, 2 plokk. Ja nüüd kasutas Pita natukene ajusid ka, et kui eelmist läksid juba põhja taguma, jäid blokke kinni, siis nüüd natukene läks targalt tegema, tegi sellise lühike pool koksu keriva diagonaali sinna täpselt kaitsemängija ette, et noh, Pita vastu sa juba tead, et sealt tuleb tugev löök, et sa ei saa... Aga Mironovs tõesti juba täna mitmendat korda läheb 3-sesse ja jääb seisma sinna 2 mehe kõrvale, ei hüppe üles, ei lähe kaitsesse, et aru saamatu, mis see Mironov seal kaitses sellega nagu üritab saada teha, et Pita lööb neid kõvasti põhja küll, aga no sinna 20 sentimeetrisse vastu pead sa ei saa selle palliga ja. Just, et jah, et enam on kõik punktid, ta jooksebki kaasa, juba tahad öelda, et tuleb 3 plokk, aga siis ta istub seal all, et ma ei tea, kas ta ootab lühikest üle ploki ani või aga nüüd on täht raskustes, Uuskari peab tõstma, Pitale kõrge, 3 plokk ja sealt. Nüüd läheb koksama, see ei tule välja, vaatab lakke ka, et kas lamp pimestas, no mina ei usu. Siin need lambid ei ole väga sellised, mis pimestavad. Aga alati tuleb igaks juhuks ikkagi üle kontrollida, et see võis olla lamp, mis mu löögi ebaõnnestus. Just. Ei, omas kogemusest võin rääkida, et siin tead, kui sa tahad, siis need lambid võivad ebameeldivad olla küll. Ja mina ei ole siin, olen ikka paar korda siin saalis ise ka mänginud, aga mitte piisavalt palju. Just, aga siit tundub, et Läti meestele ka lambid ei meeldinud ja teeb siit servi vea, natukene pikaks see serv läks, aga 8-14, Pita. No on enda elu nüüd vähemalt selliseks Pärnu poolt tehtud, et peavad näitama sisu see game. Vaatame, kas õnnestub ka see ja see pall on audis. Tundus mulle ka siit ülevalt. Just, mul oli täpselt see post ees, aga mina kaare järgi vaatasin, siis tundus ka, et on see auti minemas. Ja konkreetselt ikkagi pool meetrit see pall audis on. Just, aga vahe 5 ja Pita jätkab. Ronkol hästi käes. Ja väga võimsalt ja väga hästi Mironovs ilusasti diagonaali lööb, seal Paes on küll all, aga... No nüüd Pita puhul, et kui sa kõvasti seda 5-5 ei lähe lööma, siis võiks Voronkot vältida sellise serviga, et Voronko saab need kätte, et on tegemist tegelikult kvaliteetse mängumehega olnud oma karjääri jooksul. Aga Mironov servijoone taga, tugev hüpped serv, Alari Saar natuke raskustes, Pita anitab. Ja alt läbi näitab siin alumine kohtunik, keegi välja minnes ilmselt astub üle keskjoone ja antakse tasuta punkte veel siin ja käib Pita teisel pool ära pärast seda hane ja järjekordne punkt Taugapilsile ja rollid on vahetunud. 16-9 on Taugapils juhtimas. Uskumatu. Aga kahju on see, et Taugapils teeb oma ära, aga Pärnu lihtsalt ei tee mitte midagi. Vist on audis. Just, napilt, aga kindlalt, nagu öeldakse, et kui esimene mäng ei saanud Taugapils kuidagi enda mängu käima, siis siin teises game'is otsib Pärnu enda jalgealust ja üritab uuesti käima saada, et no ja tundub, et pärnakad eeldasid, et see asi tulebki nii lihtsalt, aga
no Taugapils ka bussist tulnud, eks natuke võttis aega ja oskavad need mehed võrkpalli ka mängida, et selles ei ole mingit kahtlust. Me teame, et Selver käis seal eelmine nädalavahetus ja oli ka seal ikkagi püsti hädas, et 5 game'i madistasid. Nikolaevsi vastuvõtt natuke kaugel, 3. plokk ja sealt Voronko hästi ilusasti 3. plokk ja tundub, et Perilluse näppudest ta selle out'i lõi, et Perillus siin natuke valulikke grimasse teeb, et ju ta siis täpselt sealt kinni teibitud pöidla pealt läks. Ja sai vist pöidlale haiget tõesti, et loodame, et kõik on hästi, hoiab päris kõvasti kinni tegelikult seda endiselt. Perillus keskelt ise, Mironovs tõstab, 3. plokk ja ei olnud häda midagi, saab selle käega blokke küll veel panna. Tegelikult ikkagi hoiab ja ma usun, et siin varsti äkki saab Peterson just teame, et ta ju meil siin Tartu-Pärnu mängus MVP-ks valiti, et kindlasti seal kvaliteedis langust ei ole, kui Peterson sisse tuleb. Perillus, Ruskovs ja järjekordselt Salkovskis. Ja läheb ka nüüd sealt muidugi Svansi pealt millegi pärast seda lööma, et kõrval on vähe lühem mees Martin Stopkin, vähem kogenum mees, aga otsustab, et läheb kaasma alla siis Svansi pealt neid lööma. Aga siis Richard Pukitis kasutab ka oma aja siin jälle esimest korda siis selles game'is ära, et mina mäletan veel Sander selliseid aegu, kus Voronko ja Pukitis moodustasid nurgameeste duo seal väljakul, et ühest nurgamehest siis on saanud peatreener juba mitu aastat siin. Just, ja vaatame äkki liigub edasi ja võtab Voronko siis selle koha üle. Voronko tundub siukse näoga, et ta veel mõned aastad ikka palli. Absoluutselt. Siin tänase mängu pealt saame ju vaadata, et ei ole siin hullu midagi, et võib siin Pärnus madistada küll. 6-2 esimene game, aga esimene game oli niikuinii Läti meestel oli nagu oli, aga siin teise game'i pealt võib öelda, et tal on juba 4 punkti kindlasti minu mäletamist mööda, et Perillus kaitses all. Ruskovs uuesti 10-le, uuesti ja läks selle sama pöidlaga seda võtma. Ja tundub, et Perillus jätkuvalt seda pöialt hoiab. Ja see on teibitud ka ikkagi päris korralikult, mitte ma eeldan, et korrektselt ka. Aga korralikult just. Et no mina tempomehena tean, et see on väga ebamugav, et kui sa lähedki plokki ja tuleb täpselt üle pöidla ja see isegi kui ta teibitud on, ta käib korraks ikka natukene ja see on ikka väga ebameeldiv, aga siin sai Uuskari paipi tõste natuke madal, läks Uuskari anitama, aga sealt visati see kohe ruttu tagasi. Vensbergsilt ma ütleks, ei ole kõige parem lahendus see mäng oli sinna keskele juba kokku ära jooksnud, et lükka nurka see asi natukene laiali, aga no eks ka noor mees küll tuleb, aga no see seis on ikkagi hirmu äratav, kui me nüüd päris ausad oleme, et natuke tahaks öelda isegi, et lubamatu. Absoluutselt. Ja kaitsetöö Läti meestelt. Ja nüüd läks targalt tegema. Salkovskis 2 korda järjest täiesti jõus plokki ja nüüd läks, nagu enne mainisin Vita kohta, siis nüüd läks ajudega tegema ilusasti lühike selline, mitte lühike, vaid ilus koks sinna diagonaali, et... Ja eks me teame, et Lätist on tulnud väga head rannavoole mängijad ka, et sealt jääb külge juba vaadates. Ilmselt keskele ja nii see asi on ja... Päris vara tegelikult nagu reetis ära, kuhu ta selle tõste paneb Vensbergs. Et see oli jah, kuidagi hästi, meie muidugi kõrgemalt vaatame ja näeme, kuhu ta silmad ja mis teevad, et täpselt meie poole need on, aga kujutan ette, et kogenud mängumeestele see oli ka juba teada, et see keskele sinna läheb. Aga Svans ilusti lahendis ära, ei hullu. Absoluutselt, siin Stopkin läheb lihtsalt mängu panema ja Mironov seda ära ei karista, et lööb võrku lihtsa palli nüüd, et tegelikult on oma vigu vähemaks võtnud siin Taugapilsi mehed selles game'is, aga nüüd tuleb üks lihtviga sealt. Just. 14-20. Martin Stopkin jätkab. Keskel Tani ja sinna Saar jõuab, aga natukene ebaõnnelikult ja sealt tähe poolt hüppas küll järgi, aga jätku ei tulnud. Et järjekordselt ilusti tõste ei sobinud, tegi ilusti ajudega üle ploki täpselt tühja kohta. Alari Saar küll jooksis, aga
jõudnud ja tasuks 21. punkt Läti meestele. Alari Saar, Vensbergs paipi ja nüüd Uuskari lööb selle. Ja siin võtab Läti peatreener kohe challenge'i, kas pall sees väljas, tundus mulle ka selline, täpselt siuke joonekas. Võis audis ka olla. Just, et tundus mulle täpselt siuke 50-50, et kohe oleme targemad. Ja see pall ilmselt jõuab kohe pilt teieni ka, on kindlalt sees tegelikult. Et ei olnud isegi nii lähedal, kui ma arvasin. Ja tundus mulle ka, et võis isegi audis olla, aga ei, väga kindlalt sees ja punkt ikkagi Pärnule. 15-21, no vaatame, kas on Pärnul seda käiku juurde lükata selles game'is veel. Tristan Täht see mees on, kes seda murrangut otsima läheb. Läti meestel hästi käes. Ja sealt tuleb. No see on koht, kus kehtib see vana võrkpallitõde, et mida kõvemini lööd, seda kiiremini tagasi tuleb. Just, et seal on muidugi ju uskumatu blokisein ka. Sul on seal Švants, Vensbergs, Läti duo, et mõlemal mehel seal üle 2 meetri pikkust on. Kokku on 4 meetrite peale. Katsu siis 4 meetrist läbi üle või ümber lüüa. Aga Täht jätkab. Lätlastel hästi käes ja see tuleb ilusasti kiiresti võimsalt keskelt ja Makarovsi poolt. Makarovsiga klapib seal sellel sidemängijal päris hästi, et Makarovs, nagu sa enne ütlesid ka, et kui ei ole kõige paremini ees, suudab seal panitada ja kõike teha, et kogenud mängumehena on seda osavust ka. Aga Taavet Lepik tuleb Pärnu poole pealt Tristan Tähe asemel siis väljakule tahaliini. Vaatame, kas kodumees on see murrang, mida Pärnu vajab. Ja lööb siit Läti mees Šalkovski sässa. Ei ole midagi öelda, väga kvaliteetne serv. Selles suhtes täpselt Taaveti Saare vahel, et ma ei tea, kuidas siin on, kas parem käsi või. Eks meil on ilmselt tsoonid selle jaatatud ilusti ära, kes kust võtab. Aga natuke seal, jah. Alari Saar hästi käes Stopkin ja Stopkin blokist auti selle palli lööb, et ja noorele mehele ka enesekindlust juurde, tsoonist 1. Muidugi seal blokk ei vaadanud teda üldse, tuleb vahetus ka nüüd see, millest me siin rääkisime, et endale natukene haiget teinud Sten Berillus tuleb väljakult ära. Ja näitab ta Vassiljevile ka, et ikkagi see pöial on see põhjus, et miks see vahetus tuli, et see talle nagu muret ikkagi teeb. Aga loodetavasti ei ole midagi väga hullu, vaid lihtsalt selline põrutus ja siin. No, väljakule tulnud Peterson ei saa seda kaitses kätte. Polegi päris tema pall võib-olla, aga juba selle liigutuse tegid, et ta nagu pettis seal niikuinii Vensbergsi ära, et kui sa juba paned need käed sealt, siis tuleb lõpuni mängida, et ei saa jääda lootma, et tempomeestel see küll muidugi on väga sisse ehitatud, et äkki keegi teine, aga väga korralik tõstene tegelikult Vensbergsilt. Stopkinilt hästi löödud siin. Peterson mängis siin tulega praegu. Absoluutselt. Uuskari. Ja ei saa sealt Voronko kaitses üles, et jah, siin see on muidugi selline hea petekas, et kui sa lähed niisama käsi üle panema, et seal kuidagi segada, aga ta läks konkreetselt seda palli mängima praegu. Ega ta ilmselt seda tegema ei läinud, et ta läks seal ikkagi palli puutuma ja oleks seal puutunud, oleks kohe lihtne puutunud vastastele. Ja olekski see game läbi olnud. Aga jah, märkamatult ongi 25-18 teise game'i Taugapilsi mehed võitnud ja meil läheb üle tunni täna. Absoluutselt. Käime ära väiksel pausil, oleme kohe tagasi. Ükskõik, mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel.
võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. No nii, kallid sõbrad, oleme tagasi. On toimunud siin ootamatu murrang, kus siis Pärnu mehed lasid pärast esimest geimi viisakalt öeldes jala sirgu ja Taugapilsi mehed selle kohe ära karistasid ja keerasid mänguseisu viiki ja võtsid teise geimi seisult 18-25. Ja statistikaleht, Martin, räägi, mis sa toredat näed? No numbrid on natukene ümber pöördunud rünnaku puhul just, et Pärnu lööb vaid 32%-ga ja teeb 8 viga. 8 viga ja 8 lööb ära. Ehk siis oma vigu rünnakul 8 on kohutavalt palju. Taugapilsil aga 52% rünnak, väga okei. Vigu ka muidugi teevad siin 6 tükki, aga ei hullu. Plokid Pärnu 4, Taugapils 2. Ja mis nagu eriti kurvaks teeb selle rünnaku protsendi Pärnu puhul on see, et servi vastuvõtt positiivne on 60, mis on väga korralik. Ja ei lööda neid ära sealt, et noh, jah, seda on palju minna. Just, ja siin esimene mängupunkt kolmandas geimis oli juba täitsa mängupunkti moodi ja siit Voronko lahendas hästi, Piita läks konkreetselt diagonaali võtma, Voronko nägi ära ja lõi ilusasti pikalt piiri. Ja mis ma veel välja tahan tuua siis eelmisest geimist on, et Pärnu kehvast vastuvõtust ründab 0%-ga. Ehk siis ei löö ühtegi ära ja tehakse veel 4 viga ka. Ja kui enne kiitsin, et positiivsest vastuvõtust, siis Pärnu ründas 86%-ga, siis eelmises geimis Taugapils samamoodi positiivsest vastuvõtust ründas 86%-ga. Pärnu tegi 2 serviviga, ässas ei löönud ja Taugapils tegi 4 serviviga, lõi 1 ässa ka. Sellised numbrid siis. Ja järjekordselt Voronko Piita vastasseis ja tuleb sealt teist korda järjest Voronka võitjana välja. Voronko, vabandust. Vaatame, kas sellel mängul on siis üks selline tõusmõõn veel pakkuda vähemalt, et loodame, et see nüüd ei lähe
sama hooga edasi Taugapilsi meeste puhul. Just. Aga Piita, ikka Voronko blokis kinni, Paes, uuesti Piita ja nüüd läheb lööb üle Voronko, Aga Voronko hästi, ei lähe sealt otse bloki punkti saama, vaid tahab seda pidurdust saada, hoiab kätt veel blokis natuke nagu üles, et löö mulle siia pihta ja see pall põrkab üles, toome kaitses ära. Absoluutselt, et Voronko ei lähe seda nagu summutama, sest ta juba teab, et see kõrguse kaotus seal on nii ränk, et siis on täiesti lootusetu. Aga Paes, Uuskari, ühene blokk, Paes rinnaga kaitses, Täht tõstab Uuskari. Nikolajevs hästi kaitses, Voronko annab kahe käega palli üle, Täht, Paes, selja taha Piitale, ühene blokk ja nüüd Piita üle pika ja tuleb piiriga korralikult ja lööb ära selle. Aga Paesi rinnaga mängu näeme ikkagi igas mäng. Just, absoluutselt. Ma veel ootan päeva, millal tuleb sellega ka punkt. Ma ei tea, kas sa mäletad minu esimene kommenteerimise mäng, kui Pärnus oli mees nimega Igor Duarte. Tead seda meest. Võttis rinnaga palli vastu. Räägime punkti ära, Täht. Uuskari. Oi. Tehakse kõik hästi, kaitses raske pall üles, tassib sealt Alari Saar ja Markus Uuskari, ta ei otsusta seda palli võrku lüüa, aga anitab selle palli napilt võrguni kahjuks. Jah, see on absoluutselt valus, see on uskumatult valus. Aga ei ole hullu, 3-3 on seis tablool ja siit teeb Mironovs just. Läks natukene aega nende Läti nimedega, aga siit teeb Mironov servivea ja 4-3 Pärnu. Markus Uuskari servijoone taga. Läti meestel hästi käes keskelt, kahene blokk, aga sealt lööb Maršenko läbi ja 4. punkt Taugapilsi meestele. Ja, nüüd läheme punktis esimene game siis, kus me saame hetkel punktis alguse, et muidu mõlemas game'is on siin üks võistkond läinud kohe 6 punktiga juhtima. Just. Aga kapten Voronko servijoone taga planeerib Uuskaril hästi käes Piitale, aga Piita annab kahe käega üle, Voronko tõstab ise, Mironovs. Aga natukene pikaks selle palli keerab ja audisse maandub. Et siin vist ei Uuskari jäi äkki vastuvõtul Piitale ette, et ei saanud korrektselt peale joosta. Ja seal mingi arusaamatus oli, et mulle jäi see arvutikuvar praegu ette, ei olnud ise kõige paremas positsioonis seda nägema, et miks see Piita seal hiljaks jäi, aga konkreetselt jäi. 3. blokk, Perillus kaitses, Paes Piitale. Piita nüüd... Ja taaskord oma rünnaku vead. Et hakkavad need lihtvead taaskord siin natukene sisse tulema. Eks see on see koht ka, kus teatakse, et tegelikult ei ole Pärnul mitte midagi sellel, see kuskil ajus või kuskil kuklas sul ikkagi käib, et meil pole vahet enam, kas me võidame või kaotame siin põhiturniiril. Me oleme selle võitnud, aga siin tulebki nüüd see endas üles leida, et need asjad ikkagi korralikult lõpuni mängida, et muidu on ka väga lihtsad vigastused tulema selliste lohakuste pealt. Paes, Paipi Uuskari ja sealt Makarovs enam-vähem poole sammu pealt juba läks, et oli arvata, et tuleb temposse juba hüppas, aga jõudis veel Uuskarile seal poole sammu pealt ja nüüd peale hüpata, aga tegelikult oli hästi mängitud Paip, et Makarovs, nagu sa ütlesid, pidi seal pooleldi seda teist hüpet tegema, et sealt enam kvaliteetset blokki on raske panna. Absoluutselt. Aga kapten Paes servijoone taga, tugev hüppelt serv, see on lätlastel hästi käes. Sekovski ja siin. Leiab sealt kaenla alt veel Svansi laugu tegelikult, kust läbi lüüa, aga Ramirez Piita oli võrgus, jah. Just, ei ole midagi öelda, väga super serv Pärnu meestelt. Ei olnud lätlaste vastuvõtul häda midagi ja löök oli ka väga ilusasti diagonaali ja 6-6. Uuskari on raskustes, Alari Saar peab alt tõstma, Täht, 3. blokk. Paipi, aga
see tõste või pealetulek ei klappinud, et sealt läks juba Voronko enam-vähem sealt kuskilt kukla tagant seda nii-öelda kulbilikult lööma, et ei teagi, kas tõste või enda peale jooks, et kumb seal ei sobinud, aga ei klappinud kõige paremini, jah. Just. Aga 7-6, Tristan Täht servijoone taga. Ja leiab see serv võrgu, ei midagi muud. No millega siin ikkagi, ma korrutan nüüd ennast jälle, oma vead, lihtvead, neid on tegelikult eelmist game'ist alates jube palju. Just, et kui esimeses game'is kiitsime, et on loetud meestele sõnad peale, et korrektselt, et oma vigu mitte teha, siis noh. Unustati ära. Just. Uuskari. Ja taaskord rünnak, ei, siin on ikkagi. Ja näitab ka Mironov sise, et jah, olid käed, et hästi. 8-7 punktis, tore, läheme game'i lõpuni äkki niimoodi. Just, loodame, et siin mingit murdumist ei tule, et teame, kui on sellised mängud, kus käib ühte teistpidi, siis võrdses mängus mingi hetk käib klõks ära ja siis tuleb seal see vahe suur. Aga loodame, et näeme põnevat võrkpalli lõpuni, Švansilt lühike kerib, Voronko hästi käes, Makarovs, Täht kaitses, Perillus tõstab Uuskari, Anitab, jõuab alla, Nikolajevs, Makarovs üritab jalaga, aga natuke, ma ise olen kahtleval seisukohal, kas see pall üldse maas seal pannkooge aega ei olnud, tundus, käis põranda hääl mul klappidesse, aga ei ole kindel, et las mängivad, aga sealt teine puude siis Nikolajevsil ei õnnestunud või oli see Makarovs, jah, Makarovsil ei õnnestunud, et seda palli vähe kõrgemale suunata, et saaks veel üle kolmandaga. Just, aga 9-7, Švans jätkab, tugev hüppeltserv, see on Nikolajevsil hästi käes, selja taha, Anitab, Perillus on ees, Voronko ja läheb jälle Voronko sellist teravat diagonaalselt 2 šotti lööma, oleks kõik okei olnud, aga tuli sinna Tross ette ja Tross viis üle ja selle palli kaugele sinna outi, et no tundub, et Uuskari oleks selle kaitses kättega saanud. Seisus väga õige koha peal. Istus juba päris ammu seal all, jah. Aga seisuks 10-7 ja siit võtab Taugapilsi peatreener enda esimese aja maha kolmandas game'is. Kui siin ütlesime, et punktis minnakse, siis pärast seda ongi kohe tulnud väikene seeria Pärnu poole pealt sisse, et Švans keris natukene servil juurde ja ei ole Taugapilsi mehed seal saanud ise oma rünnakuga hakkama. Just. Tartu-Pärnu mängus tegin põnevat, lugesin ka treenerite punkte. Palju servi vigu pärast time-out oli. Lõpuks jäi Vassiljev 3 punkti ja Rikvert 2 punkti. Et Rainer Vassiljev võitis selle minimatsi Alar Rikbergi vastu. Just. Aga vaatame, kuidas see time-out mõjub Tom Švansile. Meestel hästi käes, Makarovs sealt. Vaikselt nikerdab Perilluse ja Piita blokis selle outi ja ega ei olegi rohkem vaja. Absoluutselt, ei olegi rohkem vaja. Et mis mulle selle Makarovsi puhul meeldib, on see, et ta päris silmad kinni neid seal keskelt ei lähe. Kui ta näeb, et tal ei ole ruumi seal, siis ta läheb seda kas mängu jätma või kätest lükkama, et täitsa nagu korralikult on vähemalt täna küll toimetanud. Absoluutselt. Jah, serv iseenesest ka okei, tugev, nõks pikaks ja servi viga ja punkt Pärnule. Parem nõks pikaks kui palju võrku, et siis tekib vähemalt see võimalus, et vastased võtavad seda. Just absoluutselt. Läti meestel hästi käes, viskab pahe, aga see ei klapi ja... No Rustkovs ka läks nüüd vähe võib-olla siin... Paesilikult. Jah. Ei, tubli, proovima peab, aga ma arvan, et see ei ole õige tempomängija võib-olla kellegi seda proovida, et võib-olla siis Makarovsiga sobiks see paremini, aga Voronko, Täht on kaitses all, Alari Saar tõstab, Uuskari, kahene plokk, pikki piiri ja seal Ruskov seisab küll all, saab käed vahele, aga ei olnud need näpud seal piisavalt tugevalt, et seda palli üles lükata ja ujus see sealt läbi, aga jah, nagu Aavo Keel omal ajal ikka rääkis ja ilmselt räägib ka tänapäevani, et kindlasti eksida siis kõvasti pikalt outi kui võrku, et seal on lootus, et jääb kas diagonaal ette või mis iganes.
aga Läti mehed Ruskovs, selja taha Mironovs ja mäng käib. Oi. Paes selja taha Pitale, Pita kõrgelt ja lööb ära. Siin läksid kohtunikel natukene konspektid sassi nüüd, et oli see pall, võin öelda. See ei olnud Rossiski päris, et ma julgeks öelda, et see oli täitsa võrgus. Jah, et tahtsin mina öelda, et see oli 1000% seal meestepoolset puudet ei olnud, et seal oli kindlasti ainult võrk. Aga ei ole hullu. Läks see punkt õigele poole, jah. Voronko, Perillus blokk on hästi ees. Nikolajevs kahe käega üle, Perillus, Paes, uuesti Perillus, Ruskovs kaitses all, Nikolajevs, Mironovs annab üle, Paes kohe Uuskarile. Voronko hästi kaitses all, saab ise ka lüüa ja lööb hästi. Vähe pikem pallivahetus ja hästi siit lõpuks Voronko lahendab selle ära. Alari Saar tegelikult kaitses tundus päris õige koha peal, aga jah, nagu ma enne mainisin, siis kui käivad need mängud ühtepidi, teistpidi ja on siis mingis game'is siuke hästi võrdne seis, siis toimub üks hetk murrang ja see murrang on meil toimunud, et Pärnu on siin 5 peale saanud. Oli ju seis meil 7-7 ja 7-7, 7-2 vahespurdi Pärnu nüüd teinud on, tuli siin plokivahetus ka lätlastel, et Solnerovits tuli siis ploki tugevdama sidemängi asemel. Just lühike keriv Mironovsilt, see on Pärnu meestel hästi käes ja see läheb vaeks Perillusele ja sealt Perillus võimsalt selle palli ära lööb. Ja kokkuvõttes oli see lõpuks topeltvahetus, et tuli siis diagonaali asemel sidemängija Baltat siis tuli siis mängima nüüd seda sidemängija rolli ja Solnerovits jääb diagonaalründajat täitma. Nikolajevsi vastuvõtt üle ja sealt side tagaliinis ja sealt tühja võrgu pealt selle palli punktiks lööb. 16-9, Pärnu nüüd tõesti pärast seda spurti jälle kontrollimas seda mängu on, et Silver Maargi ühes podcastis ju käis ja ütles, et kui neid Taugapilsi mehi seal game'i lõppudeni mängus lasta, et hoida, et siis nad mängivad küll, et seal tuleb juba, ütleme, game'i algosas see vahe sisse ära teha, et siis kaotusseisust nad väga välja ennast ei mänginud. Just. Kuulasin isegi seda, väga hea kuulamine kõigile võrkpallisõpradele. Selle nime on igaks üks ütle, aga ei tea, kuidas sellega lubatud on, aga küll kõik teavad, millest räägitakse. Aga jah. Ma lihtsalt ise ei ütle selle nime. See on minu punkt, jah. Muidu on lubatud. Absoluutselt. Aga time-out peetud mängijad tagasi väljakule ja Markus Uuskari siis servimas. Jah. Pärnu 7 peal, 16-9. Uuskari jätkab. Lühike keriv, see on Voronko hästi käes, selja taha. Ja esimene punkt Solnerovitšile. Jaa, tegelikult vist peaks mees olema muidu, kui ma ei eksi, nurgaründaja, aga kas Vilkanson ka siis ikkagi mulle tundub vigane, et teda ei ole üldse proovitud ja ka topeltvahetustena ei tule Vilkans sisse. Just ilmselt seal ikkagi mingi tervisehädad on, aga Pita kõrgelt võimsalt üle bloki punktiks. Uskumatu, käimas on ju 3. game'i lõpp ja jätkuvalt suudab enda kõrgust hoida, kui teame, et see tal üldjuhul mängu edenedes kaduma hakkab, siis vaatame, palju ta tõsteid saanud on, võib-olla ei ole nii palju tõsteidki saanud. Esimeses game'is sai vaid 3 tõstet, teises game'is sai 6 tõstet. Tõstete arv on ka hoitud nii madal, et siis ei saagi kõrgust kaduda. Absoluutselt. Aga siit plokipunkt Pärnu meestele ja 18-10 Sten Pirillus. Nikolajevs on hädas, Sarkovski 3. Pirillus kaitses, Uuskari tõstab kõrge Pitale ja Pita võimsalt, aga ploki ladvast ja väga hästi lahendatud Pita poolt, ilusti kõrgelt, tugevalt. Korra tundus, et kas Uuskari tõste võis natukene peal olla, aga Pita jaoks ei ole selline peal, et pigem ütleks, et oli ideaalne tõste sinna. Absoluutselt. Sarkovski jälle kahene Uuskari kaitses all, Pita tõstab täht, vasak käega push-ball, Sarkovski
selja taha, selle peab kohe käega üle andma. Uskari, Paes, uuesti Täht. Nikolajev hästi kaitses, Salkovski lööb, Uskari kaitses all. Paes viskab pahe, Švansi lanitab. Tõstab siin tempomees, 3. blokk ja saab vist Tähe käed sealt. Kas Täht? Mulle tundus, et Tristan Tähe käed seal olid, tal oli nägu ka selline. Ta läks, mina, kes ma huultelt väga lugeja ei ole, aga võin öelda, et sealt väga ilus eestikeelne sõna ei tulnud, kui ta sinna meeste keskis läks, et ju seal ilmselt näpud olid, aga 20-10 on tõsiasi ja punkt Pärnule, et noh, selles suhtes ma ei tea, et oleks seal näpud olnud, ma arvan, et sellise seisu pealt tegelikult oleks ikkagi ilmselt tunnistanud ka, just, äkki siis ei olnud. Jah, et sellise seisu pealt ja no vahet ei ole, mis seisu pealt, ma arvan, et Täht on üdini aus poiss, et oleks seal märku andnud, kui oleks olnud midagi. Aga jah, 11-20 ja lätlaste poolt servima temporündaja Martšenko. Planeeriv Tähe peale, Täht on natuke raskustes, Paes peab alt tõstma, Täht 2. blokk ja lööb selle palli natuke nauti ja lihtne punkt Taugapilsile. Ja vastuvõtul jäi ise tegelikult, sa ütlesid natuke kehv vastuvõtt, tegelikult väga kehv vastuvõtt. Läks seda siis nii-öelda rehabiliteerima tugeva rünnaku, julge rünnakuga, mis on talle selle loo ajal edu toonud, aga siis see ka ikkagi seekord veaks läks. Uskari vastuvõtt läheb üle, aga Paes vaatab sealt veel ühe käega ja sealt lööb Švans selle 2 meetrisse, et olin juba ütlemas, et oi, see vastuvõtt läheb üle, aga noh, Paes kerge jalaga ilusasti ühe käega sealt täiesti tühjaks. Või noh, seal kõik mehed hüppasid juba vastu, et tuleb see pall üle, aga Paes veel ei pea 2 meetrine olema sidemängija, nagu me enne mainisime. Et väga hästi Paes tõesti. Ja jõudis selle veel oma poole pealt ära tõsta ja Svansil jäi sealt tõesti meetrisse, sai paugutada tühja võrgu pealt. Ja Pinta ka hoiab oma käsi korrektselt siin blokis. Aga Rainer Vassiljev veel mingi asjaga talle kas päris rahul ei ole või annab mingid kindlad juhised veel. Järgmiseks punktiks. Siin oli kindlasti rahul olla, sest see oli tõesti korrektne blokk Pinta poolt. Aga 22-12 Pärnu 10-ga peal on tõsiasi ja kapten Paes jätkab. Tugev hüppeltserv ja lööb selle palli ässaks. Väga omapärase mängu oleme saanud, me ei ole ühtegi põnevat geimi saanud. Ometi on veel geimide seis 1-1. Jah, no selle geimi algus meil ju oli põnev, kuni seisuni 7-7, nagu me rääkisime. Võtan süü omaks sõnu siin ära selle asja. Aga 23-12 Paes jätkab. Vaatame, kes läheb üllatama. Teame, et see mees ju igati pidev seda palli servida oskab, aga ikkagi tugev hüpped serviga Nikolajev tõsiselt hädas. Voronko peab 2 käega üle andma. Alari Saar kohe tõsteks. Ja ei ole. Ja proovivad ka siin lustida natukene jälle, et kui teises geimis käidi pead maas ringi ja seda lusti rõõmu ei olnud, siis nüüd siin Vassiljev. Mulle tundub, et nad on harjutanud seda, sest et Saar tegi kindlalt mingi kutsungi, ta midagi hõikas ja mindi kohe seda teist palli lööma, et eks ikka tehakse selliseid asju. Absoluutselt. Jaapaniski meil 2 Eesti meest siin teevad igasuguseid trikke. On... Täna muideks võitsid Märt ja Timo, kui kuulate, siis tubli tulemus. Just, mina jälgin seda mängu ainult siis Märdi Instagrami story'des, kuhu ta siis pärast mängu neid Hokkaido postitusi edasi jagab, et see on ikka uskumatu, mis sotsiaalmeediat tehakse Jaapanis, et seal on, ma ei tea, ligi 100 postitust mängu kohta, et see on ikka... Aga Paes, Pita, on Voronko kaitses all, Skovski ja lööb selle palli blokist out. See oli kogemustega kaitsemäng, Voronko ei saanud üldse jalgu liikuma, aga oli õiges kohas ja, ei olnud vaja. Ja sai sealt kuidagi üles selle kahmatud veel, et rohkem polegi vaja. Absoluutselt. Aga 24-14 selle palli läheb Solnerovitš mängu panema ja Uskaril on see lihtne saak Paes keskeld ja siin ei ole Švansile midagi rasket ja seisud 25-14
kolmanda game'i Pärnu lõpetab. Käime ära väiksel pausil ja oleme kohe tagasi. Ükskõik mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Head võrkpallisõbrad, oleme tagasi otse-eetriga Delfi Sport vahendusel Pärnu spordihallist Helme Messer Balti liiga võrkpallis. 2-1 Pärnu seda kohtumist juhtimas on. Statistikasse ka kiire pilk enne kui 4. game algamas on. Pärnu natukene siis sai oma rünnakuprotsendi kõrgemaks tagasi, 48% see kolmandas game'is on, kui siis Taugapilsi meestel kukkus see 32 peale. Pärnu paneb 2 plokipunkti, Taugapils ei pane mitte ühtegi. Mõlemad teevad 3 serviviga, Pärnul lööb ka 1 ässa, Taugapils seda ei tee. Vastuvõtt Pärnul endiselt väga hea, 58% positiivne, kui Taugapilsil siis kukkus selles game'is vastuvõtt täiesti ära, vaid 24% peale, et vaatame, kes siis meil hästi mänginud ka on rünnakul. Piita 9-5, 56%. Väga korralik, esimeses game'is lõi 300% ja teises game'is muidugi kukkus korra ära, et 6-1 ainult, muidu 2 game'i on hästi mänginud. Ja ega siin rohkem polegi midagi öelda, läheme 4. game'i juurde ja vaatame, mida see meile pakub. Jah, siin saame kohe öelda, et Pärnu on teinud vahetused, alustanud on Vensbergs ja Kristo Joosep Peterson, et tundub mulle, et Perillus juba pallipoiss ei tahtnud nüüd anda korra palli seal, et
jäi vaatama seda tablood üleval ja natukene ise kõksima, aga Ats Orn andis konkreetse vilega märku, et see pall ikkagi tuleb mängijatele anda. Paipi tähele ja väga kõrgeks ja hõljuma läks see paip, aga õnneks Tristan Täht on ka piisavalt kõrgel ja suudab seal hõljuda, et sai veel ära löödud. Tundus mulle ka, kui käest ära läheb, et Paes tavaliselt sellist hästi kiiret laseb sinna paipi, et siin Vensbergsilt puude oli küll ilus, puhas, igati pidi ilus vaadata, aga tundus mulle ka natuke kõrge, aga tähele see probleem ei valmistanud. Aga siit Tepita seisult 1-1 servivea ja Daugavpils 2, Pärnu 1 ja Makarov servijoone taga. Tugev hüppelt serv, Alari Saarel hästi käes, Vensberg keskele Peterson ja selline õpikukohane punkt, ilus vastuvõtt, sealt kohe keskele ja keskelt tugevalt ilusasti pikalt löödud ja 2-2 Markus Uuskari servijoone taga. Läti meestel hästi käes, keskelt vastu, Alari Saar ühe käe kaitses, Vensberg tõstab, ta läheb peale, aga Vensberg kaitses, Peterson, Uuskari, Vensbergs tähele ja Täht ilusasti piirist selle ära keerab. Ja natukene siin Vensbergs läks seda väga kindlalt tõstma seda esimest, aga see pall hakkas täitsa üle juba minema, sealt enam Täht rünnata ei saanud, teine tõste vähe parem, kuigi kiirust tahaks võib-olla mina isiklikult natuke rohkem näha sellel tõstel veel, aga küll see ka tuleb ajaga, et oli täpsust vähemalt. Absoluutselt Uuskarilt hea serv, Nikolajev on raskustes. Voronkole kõrge pall, kolmene plokk, Anitab ilusasti targalt sealt näppudes selle palli auti ja kogemused ka midagi loevad ikkagi. Absoluutselt. Siin Pita ja Alari Saar natuke sõnelesid oma vahel ja Pita näitas treeneri poole ka seda tõste liigutust, et ju ta siis rahul ei olnud, et Vensbergs tõstma tuli, aga pall oli nii kõrge, et seal kindlasti side jõuab ja peaks seda palli mängima. Igal juhul. Et sinu töö on neid palle maha lüüa, mitte tõsta. Absoluutselt. Oi kui ilusasti ja seda oli tore vaadata. Noorele mehele enesekindlust nägu muigele, saab väikse karjagi teha, kõik hästi ja seal tõesti enam kaitsemängijal asja ei ole sinna, nii et väga hästi. Absoluutselt ideaalselt, filigraanselt Vensbergsi poolt tehtud. Aga 4-3 Kristo Joosep Peterson servijoone taga. Šenkovskis on raskustes, Voronko peab tõstma ja see tõste läheb. Jah, see tõste lühike peale, kõik asjad sealt, Mironov seda palli enam üle aidatud ei saanud. Ja siin oli Mironov tagaliinis ka, et see tõste Voronkol läks täitsa sinna võrgu alla kinni ja sidemängija, kes võiks seal eesliinis olla, läks tegelikult tõstma seda palli, ei olnud seal enam. Aga Peterson jätkab ja paneb väga ilusa neidi sinna, ja Petersoni serv on küll siin iga aastaga läheb ainult paremaks ja paremaks, et see planeeriv hübriid, mis iganes ta lööb, et seda on ka rõõm näha. Absoluutselt, et natukenegi enesekindlust, et noorteklassis mina ju temaga koos mängisin, sest tal oli selline hüppelserv, et see võis ideaalne olla, aga see võis olla ka allapoole trossi, et seal väga palju kindlust ja järjepidevust ei olnud, aga nüüd jääb ise madalaks natukene. Ronko ühene plokk. Ei jõua Pita sinna alla, et Vensbergs tegi küll hea pidurduse seal 1-1, aga ja neid tahaks näha ikkagi kaitses üles tulemas. Et Blok teeb oma töö tegelikult ära, sealt kaitses vaja ainult see pall üles mängida, saab kontrarünnaku üles võtta, aga seekord mitte. 4-6, Voronko servijoone taga, planeeriv, kähe vastuvõtt läheb üle, lihtne pall lätlastele, Ruskovs keskelt. Palju mängus, lööb ise ja teadsid, et mees on vasakkäeline või? Ei teadnud, ma tahtsin. Me oleme neli game'i peaaegu siin vaadanud ja ma ka just avastasin, et härra lööb vasaku käega, kui vaja on. Just, et mina just vaatasin, et ei ole midagi öelda, väga hästi tehtud lätlaste poole pealt. Kas ta on servinud ka vasaku käega? Nüüd ma mul näitan endal küll on mõte. Ebakompetentsus siin praegu täielikult, aga jaa, põnev vaadata. Võib-olla on lihtsalt mõlema käeline. Jah, see võib ka olla, sest ma nagu mõtlen, mul endal see
kujutus on kuidagi, et ta on ikka parema käega löönud servi, aga õige pea saame teada. Just, siin järjekordselt pallipoistel natukene see pall kaduma läinud on, aga Vensberg servi joone taga. Planeeriv, see on Läti meestel hästi käes, selja taha Mironov pikalt, aga oli bloki pluude ka, et Tristan Täht ütleb ka, et jaa, õigesti Uuskari tegi, et seda kaitses läks mängima, aga sealt see üles ikkagi ei tulnud. Sama punktiseis, mis eelmine game. Loodame, et nüüd sellist murdumist ei tule ja saame lõpuni punktis minna. Tähel vastuvõtt hästi käes, selja taha Piitale ja Piita kõrgelt ja võimsalt. Nagu ikka ja 8-6. Ja nüüd oli kõik nagu õpikus servi vastuvõtt hästi. Tempo tuleb ilusti peale ja kuigi tegelikult Makarovs päris hästi jõuab sinna kõrvale veel teiseks blokiks ka, et päris hästi. Just, Täht, planeeriv, see on palun käes. Kahene blokk ja vilistatakse blokk võrgus, et rünnakust ka ikkagi löödi see pall tegelikult niikuinii kätest auti ära. Absoluutselt, et Šalkovskisi poolt väga hästi lahendatud, et poleks see võrku olnud, oleks ikkagi punkt Läti meestele tulnud. Ikkagi vasaku käega servib. Ikkagi vasaku käega servib, nii et Alari Saare vastuvõtt natuke kaugele, aga Piita kõrgelt, pall on mängus. Ruskovs, Šalkovskis. Praegu oleks mulle meeldinud näha, et sidemängija laseb selja taha Mironovsile. Mironovs oli seda ümber jooksmas ja ta oli valmis, ta mängib seda esimest palli, vaata. Ja ta tegelikult mulle tundub, et ta küsis seda tõstet. Et oleks tühjaks selja taga. Jah, et seal see mäng täitsa seal neljatsoonis oli, et seal blokk oli kindlasti kahene on ees, et oleks võinud üritada selja tagant, aga 9-7, Tom Schwanz. Laesi vastuvõtt kaugel. Šalkovskis väga hästi Šalkovskiski poolt ilusasti, seal on pallijagu on piir lahti ja sealt ta selle palli ilusasti ära lõi, et ja vaatame kordust ka, et jah, et ongi täpselt pallijagu. Tegelikult blokk väga hästi, ma ütleks väga õige kohas, aga ründajale küll siit jah, kiidusõnad, et leidis selle pisikese olematu augu veel sealt piirist ülesse. Oi, nüüd on viga tegelikult Aitsorn. See tõste oli must, läks üle võrgu, peaks ära vilistama. Aga punkti ikkagi saab siit Taugapils. Just, et teame, et see reegel on, et kui teed musta puute, nii-öelda 2 puudet ja see pall üle ei lähe, siis on okei, aga see pall üle võrgu meil läks, et oleks võinud kohe ära vilistada just. Saare vastuvõtt hästi käes, keskele Peterson ja oli Makarov selleks valmis, aga väga hästi Kristo Joosepi poolt lahendatud blokist autil see pall lendab ja 10. punkt Pärnule. Ja Peterson keskelt toob ka punkti siis endale kontosse juurde ja ma ei hakka ütlema seda, aga punktis läheme. Ma juba ütlesin ära muretse. Ütlesin ka siis ära ikkagi. Nii, Piita saab siit servi ässa, ei olnud teab mis, ise ka raputab pead, et kuidas selline asi meil nüüd ässaks läks, aga vahepeal kõige lihtsamad servid ongi kõige raskemad, et Nikolajev siin hätta jäi ja äspall Piita kontosaldole siis. Vaatame, kas Piita läheb kõvemini ka seda lööma või jätab ikka samamoodi. Ja läheb Nikolajevsi vastuvõtt hästi kõrgel, ilusasti Voronko. Pall on mängus, Vensberg selja taha Piitale. Piita kõrgelt, aga auti. Ei, see ei olnud. Ma julgeks öelda, et päris palju läksid ikkagi üle bloki. Et Piita lööb niivõrd kõrgelt, et seal siit ülevalt tundus küll, et ta lõi selle konkreetselt üle bloki, et pigem ei olnud seal puudet. Aga 10-11 Makarovs. Natukene madalaks see. Aga tegelikult mulle see eelmine Piita rünnaku puhul see Vensbergsi tõste meeldis. Ta andis Piitale aega, kiirus ei kadunud päris ära, oli kõrgust ja Piita sai tegelikult enda kõrguse veel korralikult rünnata. Absoluutselt. Lihtsalt natukene auti. Uuskari, väga serv.
Voronko anitab ja oi, sinna ei lähe keegi järgi. Kristo-Joosep Peterson teeb ka häält ja Carlos Paes hüppas pingi pealt liblika. Et Paes näitas, et meeskonna kapten oleks pingi pealt ka jõudnud sinna järgi. Absoluutselt, et see oli, sai seal Peterson näpud vahele ja... Sellest saab hea klippi, ma panen selle kirja, et saadan edasi, kuidas Paes saab Paes enda seda sotsiaalmeedias jagada, aga Alari Saare vastuvõtt natukene peale ka keskele Petersonile ja sealt Vensbergs ilusasti selja taha tõusvad Petersonile ja sealt Peterson selle palli punktiks lööb. Jah, oleme jätkuvalt täitsa võrdset mängu mängimas, et Pärnul väike edu on, aga Peterson ja serv, see on Nikolajev, see läheb otse üle, Uskari. Vensberg selja taha Piital, ühene blokk ja väga head kaitsetööd teeb. Natuke temporündaja hakkab seal segama Ruskovsi tööd, aga just, et kõik läks hästi ikkagi. Ideaalne kaitse Mironovsi poolt, nagu öeldakse, sotti. Aga jah, seal Ruskovs läks tõstma ja tempo natukene ei vaatanud, kuhu see pall täpselt maandub ja läks seal juba täitsa Ruskovsi isiklikus tsooni, võime öelda. Privaatsooni. Just. Aga Voronko poolt hästi lahendatud ja ise ka servima. Tähel vastuvõtt hästi käes, saab ise ka tõstaks ühene blokk ja... Natuke jah, siin Pukitis õigustatult küsib, et kas sealt tohib sõrmedega seda servi vastu võtta. Minu maitsele oli ka natukene palju, aga need maitsed ongi erinevad. Just, et see jah, siuke 50-50 asi ole, et Vensberg planeerib lätlastel hästi käes keskelt ja... Kuigi korduse järgi, ma vaatasin nüüd kordusega järgi, ei olnudki nii hull, kui mulle esmapilgul tuldus, et ei hullu, et see päris vilistamata jäi. Just, eks see esmane emotsioon ole alati natukene tugevam. Aga Marchenko ise löögipunkti tõi ja servima ka läheb. Vastuvõtt hästi käes, saab ise ka lüüa ja teeb seda hästi. Vilistatakse ka veel plokkvõrku. Ja nüüd on Tristan Tähele hakanud neid tõsteid siin nurka minema ja Täht lööb nad ära ka. Aga nagu sa ütlesid, tegelikult ikkagi plokkvõrgus ka. Just. Aga Täht ise ka servijoone taha, vaatame, kas teeb enda seda pool planeerivat. Ei, tuleb ikkagi hüppelt serv, Nikolajev see vastuvõtt natuke kaugel. Aga ilusasti sealt Šalkovskis diagonaali selle palli keerab ja Rainer Vassiljevi nina alla see maandub. Ja Rainer Vassiljev kiirelt oma tääbist vaatab üle selle mehe rünnaku suunad ka, et ja mulle... see pilt oli täpselt minu poole siin praegu, et mulle tundus, et hakkas kohe vaatama selle mehe rünnaku suundi. Vensberg selja taha Piitale, natuke kaugelt see tõste on. Ruskovs selja taha ja hästi Mironovs selle palli punktis lööb ja 15-15 Pärnu on enda väikese paari 3 punktis edu. Või ma ei saa öelda, et maha mänginud, lätlased on selle tagasi teinud. Just, et siin muidugi Vensbergsilt Piitale natukene ebaõnnestunud tõste, Piita ei suutnud sealt head lahendust leida. No nüüd on hästi ees sealt. Ja seal ühene, just, et seal... Selle tõste järgi ma olin juba täiesti kindel, et Piita lööb selle palli ära, et see oli ideaalselt ees. Absoluutselt, et kui seal juba sidemängija diagonaalründaja seal ühe see, siuke ütleme, et Makarov sinna tuli, aga seal oli siuke meeter vahet veel tema ja siis nurgaründaja bloki vahel, et sealt see diagonaalründaja selle ära lööma peab, aga Švans Nikolajev vastuvõtmatu kaugel, selja taha. Vensbergs kaitses, Uskari lööb kohe, aga Täht läheb seda tõstma, aga pall on mängus, Voronko. Ja seal on Petersoni käed. Ja Kristo-Joosep Petersoni tuleb küll kiita, et on igas elemendis edasi läinud. Absoluutselt. Ja blokis ka väga hästi toimetamas. Siin oleks võinud täitsa õnnetu olukord olla, kus siin, et Uskari läks kohe seda lööma ja Täht tuli tõstma, et oli tal seal all, et õnneks täitsa kukile ei kukkunud, aga väga palju puudu ei jäänud, et... Ja nüüd, nagu ütlesin, et siin teada on, et see põhiturniir on võidetud, et neid lohakusest tingitud mingid vigastusi ei tule, et me praegu siin näeme, et Verillus niigi hoiab jääkotti siin oma näpu peal, et see ei olnud lohakusest, see oli lihtsalt blokis ebaõnnelik puude siis sinna vastu pöialt blokis.
muidugi kui siin mõne nurgamehega midagi juhtuda võiks, siis ma arvan, et Eesti fännid oleksid ka natukene võib-olla õnnelikud. Teame, et siin enne akna sulgemist tegi ju Pärnu ühe lisandi enda nimekirja. Ahah. Ei, me ikkagi ükski fänn ka, ma võin sulle, Sander, julgelt öelda, ükski Pärnu fänn ei oleks õnnelik, kui keegi vigastada saab. Absoluutselt, ma ei mõelnudki seda niimoodi, ma mõtlesin, et lihtsalt selle negatiivse kõrvale oleks ka natukene positiivset valgust, aga Švansilt lühike keriv, lätlased on raskustes, Voronko tõstab, 3 blokk, Švans ise kaitses, Svensbergs Uuskarile, Uuskari kõrgelt, aga hea plokil hadas selle ära. Just. Targalt nüüd Markus Uuskari sealt plokis selle võtab ära. Just, ja on Pärnu teinud jälle väikese murrangu, et oli meil ju 15-15 ja nüüd Pärnu 3-ga peale läinud, et kui siit nüüd Švansilt veel üks hea serv tuleb, siis ilmselt Läti peatreener enda teise mõtlemise ära kasutab. Vastuvõtt kaugel. Ja seal on Mironovs plokis kinni ja kas oli Peterson jälle? Absoluutselt. Ja kas tuleb time-out? Ja peaks tegelikult olema Taugapilsil võtta küll veel üks time-out, aga tundub, et seda ei taha veel. Aga 19-15. Tom Švans jätkab. Kolaevsi vastuvõtt kaugel. Ja seal hästi järjekordselt Šalkovskist diagonaali selle palli lööb ja Šalkovskis on jätnud päris hea mulje siin, vähemalt viimases game'is on küll, on targalt löönud, ei ole palju rumalusi teinud, on ära löönud, see hästi rahuliku mehe mulje jätab. Absoluutselt. Väga hea serv ka, Täht on raskustes, Alari Saar peab tõstma, Uuskari, kaine plokk ja oi, nüüd lõi Uuskari seda ideaalselt. Rist nurka, rohkem polegi vaja siin mängus. Et see väga-väga hästi kõrgelt, korrektselt, täpselt õigesse tsooni ja kohta see pall löödud oli, et Uuskari poolt väga-väga hästi lahendatud. Ja eks kaitses on ka neid kõige pikemaid diagonaale kõige raskem mängida, et sealt üle ploki lada, sealt lähed sinna täiesti ristnurka. Igal juhul hästi lööd. Just, absoluutselt, et sinna seda kaitsemängijat väga ei satu olema ka, muidu sul on terve plats on Ani jaoks tühi, et see on lihtsalt ründaja poolt väga-väga hästi tehtud. Aga siin Vita servi eksimus ja Makarovs planeeriv. Täht on natuke raskustes, aga Uuskari anitab. Seal on Ruskovs all, aga ei jõua sealt tempomees ja oleks see sinna võrku kinni korra läinud, siis oleks saanud seda edasi mängida, aga ei, ja mitte seekord. Et oli seal all küll, aga natukene ebaõnnelikult, et oleks võinud selle võrgu ikkagi saada, aga 21-17 on tõsiasi ja Markus Uuskari servijoone taga. Lühike keriv ja see on Uuskari leib, et teame tema ju neid servi pikkuse variatsioone teeb väga-väga hästi, mille pealt tal ka eelmine hooaeg ju see oligi täitsa liiga parim servi, aga kindlasti üks parimaid oli, et see servi pikkuse variatsioon on tal väga-väga hea, et suudab seda väga hästi teha. Ja eks ta on olnud ka siin Küprose liiga parim servija ühel hooajal ja nii edasi. Aga Stopkin tuleb nüüd nurgaründaja rolli täitma siin veel mängu lõpus. Kuna noori mehi täna väga palju siin pingil Pärnul ei ole, siis Stopkin saab 4. game'is ka nurgaründajat mängida, kui siin eelmistes game'ides sai diagonaalründajat. Et Tristan Täht siis võeti pingile puhkama ära. Võib öelda, et tänaseks tööpäev läbi. Just, et minu jaoks huvitav, et Taavetit väga palju ei mängitata, et ei tea, kas enda soov või... ma arvan, mis siin ise soovid, siin pole ise midagi soovida, siin ülemus ütleb, kes mängib ja kes ei mängi, et kui vigastust ei ole, siis siin neid soovilugusi ikka väga ei saa. No teame ju, et Taavetil neid vigastusi on palju, et äkki hoitakse. Aga Kristo Joosep seisub 23-18, paneb veel ühe neidi ja võtab siit servi ässa
ei ole midagi öelda, suurepärane serv, täpselt selline, täpselt kahe mängija vahele ja tugevalt ja ilusasti löödud, aga seis tablool 24-18. Esimese matšpalli paneb mängu Kristo Joosep Peterson. Nikolajevsi vastuvõtt kaugel, Ronovs kolmene plokk ja plokist out'i selle palli lööb. No, läheb edasi. Jah, vähemalt 1 punkti saame juurde. Tegelikult plokk tundus, et on kõik õige koha peal ja siin Stopkini jäi need käed lihtsalt üles, et ei viinud üle, et noorel mehel ka siin tehniliselt juurde plokis veel kõvasti panna. Just, aga Voronko planeeriv, Uuskaril hästi käes, Vensberg selja taha Piitale ja ühese ploki vastu Piita lõpetab selle mängu. See tõste jääb väga kaugeks, aga lüüakse ära. Absoluutselt. 25-19 ja kogu kohtumise võidab siis Pärnu võrkpalliklubi 3-1. Ja, mis me siin ikka, tegelikult Pärnu näitas seda, et osatakse ka väga halvasti korra mängida, et kui siin mängu lastakse Daugavpils. Aga ikkagi tugevam võttis siin oma, ei olnud küsimust, kes on parem meeskond. Pärnu kirjutab tabelisse 3 punkti juurde, on 39 punktiga endiselt siis tabeli liidrid ja jääb siis Tartu 9 punktiga juba maha, sama palju mänge ka nendel peetud on. Ehk siis siin ikkagi, nagu ma ütlesin, mäng käib pigem 3.–6. kohani. Teame, et tegelikult hetkel ka Võru mängimas Jekapilsi vastu ja seal 2-1 geimidega ees ollakse. Aga me täname kuulamast, vaatamast ja kohtumiseni juba järgmistes võrkpalliülekannetes. Aitäh! Võru spordijoones, kus siis kohtutakse Võru võrkpalliklubiga. Aga järgmine kodumäng on reedel 6. veebruaril kell 19.00 siinsamas Pärnu spordihallis, kus